Kohe uue valitsuse esimesel tööpäeval tõttas Laari jutule Eesti Panga juhtkond. Mitu suurt panka on kohe kokku kukkumas. Ei muretsetud siiski mitte niivõrd pankade kuivõrd krooni pärast. Kui valitsus kiiresti midagi ette ei võta, võib pangakrahh ohustada krooni püsimist. 17. novembril kuulutas Eesti Panga nõukogu välja moratooriumi 3 suurele pangale, Tartu Kommertspangale, Balti Ühispangale ja Põhja-Eesti Aktsiapangale. Kõik väljamaksed lõpetati ja Keskpank võttis juhtimise üle. UBB president Valentin Profirjev ja Tartu Kommertspanga juhatuse esimees Rein Kaarepere kõrvaldati ametist. Kui IMF-i Eesti esindaja moratooriumist kuulis, läks ta näost valgeks. Ju ta nägi vaimusilmas pilvelõhkujate katuselt alla hüppavaid inimesi. Ta oskas hästi ette kujutada, mis juhtub suures ja rikkas USA-s, siis kui päevapealt sulgeda 3 suurt panka. Aga mida säärane otsus väikeses ja vaeses Eestis endaga kaasa tuua võib? IMF pakkus pankadele keerulist päästepaketti, mis oleks Eesti riigi pikkadeks aastateks ligi miljardi krooni suuruse võlakoorma alla matnud. Laar lükkas pakkumise tagasi. IMF-i esindaja istus mitu päeva peaministri kabineti eesruumis, oodates tänavarahutuste puhkemist, et siis kohe valitsusele appi tõtata. Tema hirm oli mõistetav. Keegi ei teadnud, mida tulevik toob. 3 moratooriumipangas oli kinni ligi pool Eesti ettevõtete rahast. Aga Eesti Panga president Siim Kallas ei näinud panganduses korra majja löömiseks muud võimalust. Siim Kallas, palun. Head endised ja praegused sõbrad, alustuseks meenutan ka mina ühte sündmust, ühte Eesti Panga juhtkonna nõupidamist 1992. aasta sügisel. See toimus Põllumajandusministeeriumi kolleegiumi saalis. Saal oli veel väga ENSV lõhnaline. Eesti Pangal polnud siis veel oma kesklinna kvartalit. Ruum oli rusuv, meeleolu oli rusuv, õhkkond oli rusuv. Eesti kroon kehtis ja oli üldise vaimustuse objektiks, aga pangad ei töötanud. Ettevõtted ootasid kuid rahaülekandeid, mida pangad ei suutnud teha. Raha seisis. Mõistsime, kui pangasüsteemi korralikult toimima ei saa, on Eesti krooniga lõpp. See oli meile omamoodi elu ja surma küsimus. Lõime pangainspektsiooni, kehtestasime pangaülekannete ajanormatiiviks 48 tundi, mis tundub naeruväärne täna, eks ole, aga siis oli see robustne samm ja siis järgnesid juba mainitud moratooriumid ja pankade sulgemised. Kõik kannatasid. Aga 1993. aastaks oli Eesti pangakriis põhimõtteliselt lahendatud. Meil kulus selleks vaid aasta. Kahjudest ülesaamine võttis rohkem aega, aga Eesti majandus sai sellest üle ja toibus üllatavalt ruttu. Nii et kui siin palju räägiti algusest, siis pigem meenutab see mulle valikut, kas lõputu õudus või õudne lõpp. Täna pole meeleolu Euroopa Komisjonis suguga mitte paremate killas. Riikide võlaneedus, majandusraskused. Euroopa majanduse sõltuvus pangandusest on suur. Aastal 2010 oli Euroopa pankade varade väärtus umbes 5 korda suurem kui Ameerikas. USA-s oli see 80% sisemajanduse kogutoodangust, Euroopas 350%. Hispaania ettevõtted on kasvatamas eksporti, aga krediiti pankadest tegevuse laiendamiseks ei saa. Ettevõtlus Euroopas kurdab üsna ühehäälselt, et tavalist majanduskrediiti on pankadest väga raske saada. Ei ole tootlike erainvesteeringute innukat rahastamist. Aga pangad õitsevad. Regulaarselt raporteeritakse kasumist. Kõige suurem tulu tuleb riigi võlakirjadest. Kreeka, Itaalia, Hispaania võlakirjadest saadakse 6% tulu. Leida kas või transpordis mõnda tavalist ettevõtet, kus saadakse samasugust kasumist, see on raske. Lähenemisel Euroopa võlakriisil on praegune Euroopa lähenemine meie omast üsna erinev. 2 peamist erinevust. 1 riikide roll, maksumaksja raha kasutamine, teine otsustamise anatoomia ja füsioloogia.
Aastail 2008 kuni 2011 andsid Euroopa Liidu liikmesriigid rahandusasutustele abi kokku 4,5 triljonit eurot. Võla teenindamiseks kulub aastas 331 miljardit eurot. Kolmandik sellest summast on Euroopa pankade tulu. Nõiaring, raha läheb riigivõla rahastamisse ja see on kasumlik tegevus. Kuidas seda katkestada, nii et kõik oleksid õnnelikud? Tol ajal, 1992. aastal, polnud Eesti valitsusel ega Eesti Vabariigil mingit võimalust teha rahasüste kõrbevatesse pankadesse. Üht-teist küll pakuti. Mind külastas 2 härrasmeest ühest maailma juhtivast pangast. Nad pakkusid laenu 7%-ga, kusjuures oleksime pidanud panti panema oma kulla ja valuuta tagavara. Rohkem me ei kohtunud. Nad küll üritasid, aga telefoniühendused olid tol ajal viletsad. Jumal tänatud, et meil polnud tol ajal raha, mida pankadesse toppida ja me ka ei üritanud seda kusagilt, näiteks Rahvusvahelisest Valuutafondist või Maailmapangast suuremahuliselt otsida. Oleksime täna oma riigivõlaga püsti hädas. Saksamaa eelarve kuludest läheb 5,2% riigivõla teenindamiseks, Kreekas 11%, Eestis 0,3%. Tänasel maksumaksjal ja tasakaalus eelarvepoliitikal, mida on Eesti järjekindlalt järginud, on ehk põhjust tänada ka 1992-1993. aasta pangakriisi lahendusi. Praegu on pakutud välja plaan luua üle-euroopaline pangajärelevalve. Loogika on sama. Lased käiku oma raha, järgmise sammuna on vaja kontrolli panganduse üle. Minu arusaamist mööda liigutakse selles suunas Euroopa jaoks ebatavaliselt kiiresti. Euroopa kaval on muidugi vastuseis, millele ei ole vastuseisu. Üks vaidluskoht on, ollakse küll nõus üle-euroopalise pangajärelevalvega, aga nõutakse ka pankade abistamise süsteemi samaaegset loomist. Mõistlik, muidugi. Aga millise piirini? Kui pankade korrastamise kõrval puudub oht, et pank võib allavett minna, pole ka õiget survet asjad korda seada. Tänases Euroopas näeb otsus sageli välja nii. Punkt 1. Me otsustame vastu võtta seaduse ja sellega ellu rakendada. Punkt 2. Kui me ei otsusta teisiti. Ja siis on meil Euroopa, mida ma ütleksin siin ingliskeelse lause, kuna eesti keeles niisugune asi lihtsalt ei kõla, küll aga ingliskeeles. European Union of opt-outs, derogations, exemptions, exceptions, abstentions and footnotes. Loodame seekord parimat, pidades pangajärelevalvet silmas. Kui ma mõtlen tagasi aegadele 20 aasta eest ja siis paljudele tänadele Euroopa otsustamistele, siis julgen väita, et me tegime otsuseid, mida pidime õigeks, mille õigsuses olime kaljukindlalt, naiivselt, innukalt veendunud. Me ei mõelnud, kas need otsused meeldivad kõikidele valijatele, huvigruppidele, mõjukatele isikutele, välisriikidele. Me ei teinud poliitikat, mõeldes ainult õhtustele uudistele. Enamus otsuseid osutuski tagantjärele vaadates õigeks ja vajalikuks. Meie otsustamine oli lihtne, kiire, tulemuslik ja tagajärjed olid arusaadavad ja õigeaegsed. Tänan tähelepanu eest.